Tarvas nüüd ja 7 aastat tagasi. Mis on esimesed asjad, mis pähe tulevad, et on teisiti, mis on muutunud? No ütleme, nooremaks on asi nagu muutunud. Pigem ennem oli nagu vanemaid oli rohkem, kogemust rohkem on aga see on äge tegelikult, et noori tuleb peale on tundub, et teevad oma läbilöögi nüüd see aasta, et eks ole näha siis. Viimased 3 hooaega oled olnud kimpus vigastustega. Räägi palun lähemalt, mis on vaevanud? Kas oled nüüd 100% peal või teeb midagi jätkuvalt muret? No ütleme, kõigepealt algas üldse asi, oli mul hüppeliigese probleemid. Käisin operatsioonil, peale seda oli taastus, proovisin uuesti tagasi tulla, aga siis hakkas muret tegema, südamega olid mingid probleemid, sain ka need korda ja siis on järjest olnud neid probleeme ja nüüd olen tagasi tulnud, aga ütleme nii, et täiesti 100% ma terve ikka ei ole. Et mingid kohad nagu teevad ikka liiga, eks see vanus on ka juba selline, et tuleb passi vaadata. Aga loodame, et saan ikka selle hooajaga nagu lõpuni aidata. Et pigem nagu ma arvan, et see on viimane hooaeg, et vaevalt, et enam tuleb. Aga no kunagi ära ütle iial. Selge. Vigastuste tõttu oleme sind eelmistel aastatel kohanud palliplatsi asemel eelkõige tribüünil. Kuidas on mängijana Rakvere kohtumist tribüünilt vaadata ja mis on see, miks võiks pealtvaata tulla Tarva mängudele? No ütleme tegelikult ausalt, kui ütlen, tribüünil on pinget rohkem, kui ma mängus olen. Et ja enne nagu mängu ma narveerisin vähem mängijana, kui ma tulen mängule tribüünil pealtvaatajana. Aga no ütleme pealtvaatajad, et vaatama tuleks ikkagi, nagu on see Tarva lause, et Tarvas ei anna mitte kunagi alla, et võitlust jätkub lõpuni. Hooaja ettevalmistus. Võistkonna kaptenina, millise hinnangu protsessile annaksid? Oleme valmis võitlema? Jaa, kindlasti, loomulikult, et ettevalmistus on läinud, ma ütlen mitte 100%, aga ütleme seal 80-90 vahel, sest muidugi oli meil väljaku probleemid, mille tõttu ei saanud teha, pidime tegema Vinnis saalis, aga samas on see halliturniir on andnud väga palju juurde ja no muidugi, eks täiesti 100% me valmis kindlasti veel ei ole, aga ütleme esimese paari kuuga on see seis on kindlasti palju parem. Milliste eesmärkidega lähme vastu 2019 võistlusaastale? Millise tulemusega oleksime aasta lõpus rahul? Tegelikult on jube raske ennustada seda tulemust, sest võistkond on väga palju noorenenud. Ütleme, kui noored nüüd teevadki selle sammu edasi, on tulemus kindlasti parem, aga ma ise arvan, ja ma loodan, et kui me esimese 5 seas lõpetame, on väga hästi. Kas on mõni vastane, kellega kohtumist ootad eriti? Kui jah, siis miks? Paneb nüüd mõtlema. Pigem mina nüüd halliturniiril saanud Leegioniga mängida, siis ma ootaks kohtumist Leegioniga, sest eeldavatult nemad on liiga favoriidid, siis tahaks neil ikka selja prügiseks teha. 10. märts, pühapäev, kell 1 algab meie hooaeg. Esimeseks vastaseks on Levadia U21. Kuidas me need maha surume? No ikka Tarva jõuga ja ühtsusega. Tarvas ei anna kunagi alla, nagu ma juba ennem ütlesin. Tasub vaatama tulla. Aga aitäh ja edu algavaks hooajaks. Aitäh!